Joke meeskond teenis ära väikese puhkuse. Teine hooaeg, 7. osa, tule meil jälle metsas. Selles kohas tule meil ainulaadne mullivann. Tänases videos me näitame ja räägime teile, kuidas valmistada õige röövlipraad. Siin kohas tuleb meie varjualune. Nii et let's go! Siia teeme meie oma kodu. Lihtsalt võtab selle puu niimoodi ja lööb seina. Ja me ellusaid puid ei katsu, me ikkagi austame loodust. Ma käisin kaitseväes, ma tean, mis toimub. Vesi hakkab meil voolama mööda torusi ja 2 toru viivad sisse basseini. Bassein on valmis kaevatud. Nüüd ma panen kokku meie veesoojendussüsteemi. Seda kõike saab osta ehituspoest. 2 toru läheb siis otse vette, alt hakkab tulema külm vesi, siin ta kuumeneb ja kuum vesi tuleb siis tagasi vanni. Seda? Oh my god. See oli kohvlik. See on ju fucked up. Lõpus on niimoodi. Kui te vaatate siia, röövik sittus. Mida me teeme? Viime rööviku siit minema, sest see on meie kodu. Ta küll situb, aga see on meie koduloom. Mis asi? Koduloom. 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 Abööb, koduloom, nimega Kardo. Well life. Ohutustehnika on kõige tähtsam töö puhul. Erik hoiab distantsi ja mina saan. Oi, keegi sööb mu varba. Varba. Ma ei saa. Erik on nii ekstaal. Rõve. Mingi vend kutsutas varvaid. Ma olen nagu Frodo lihtsalt. Videos nägin, kuidas puhastatakse siis kivi. Võetakse siis sellist peenet kivi, kruusa ja siis keerutakse. See siis puhastab ja teeb ta maru siledaks. Juba tunnen, kui siled on. Instagramis siis meile saadeti pilt, kuidas noored tublid poisid proovisid järgida ja sellist kuumaveevanni. Aga tublid poisid, et proovite ka looduses midagi ägedat teha ja kui keegi tahab... Nii et kui keegi teeb järgi midagi sellist, kindlasti saatke meile Instagrami, saatke pilte. Erik! Pataat. Kaalikas. Kaalikas number 2. Nüüd, kui te vaatate. Värsked juurviljad. Mida me otsime? Vana võib nüüd meie süsteemi tööle panna. Vaatame, kas ka hakkab tööle. Kui savi ei ole võtta, siis pantakse põhi ja ääred kividega. Ja nii kaua, kuni valmistad siis ette seda röövlipraadi, teed söed kuumaks. Seejärel paneme röövliprae siia sisse ning katame mullaga kinni. Meil on ka kartulid kaasas. Oh! Nii, lõkke on põlenud nüüd mingi 10 minutit. Vaata, mis vesi teeb. Näed, kuidas ringlus käib. Õrnalt sooja tuleb hetkel. Kuuma vett tule, ma praegu põletasin käära. Erik, sa teed spaad seal või? Lähme proovime püüda paar kala kätte. Söödaks kasutame minu varvaid. Nii, juba nägin esimesed kalakesed. Näen kala. Ei näe kala. Mida, kui keered on? Päris hästi tuleb. Kraadime nüüd vee ära. 26,9 kraadi vesi. Kuidas su kalapüüki läks? Sain 2 kala. Kus see on? Viskasin... Kuidas kalal läks? Sain 2 kala kätte. Ja viskasin nad minema, sellepärast nad on nii väiksed, et nad mahuksid seal võrgust läbi nagu. Aga miks sa meile näitanud? Mis sa teeksid töödega? No, et me suksime siin.
Kuule, võtle ausalt. Mul pole vaja, et te mind uskuksite. Sest mina usun, millega ma hakkama sain. Praegu kambaga hakkame degusteerima ühte kartulit. Võtsime kartulid välja. Toit on nüüd siin maha maetud. Paari tunni pärast võib tagasi tulla, kaevatud toit välja ja ongi röövlipraad olemas. Ma olen nüüd esimene, kes meie spaad katsetab, kuna teised on seal hõivatud enda asjadega. Korjasime siit jõe ääres siis kuivanuid uksi. Siit me näeme veel mõne puu vahelt viimast korda päikest. Et peamegi seda lõket siin kogu aeg toitma, et ta toidaks nii basseini kui ka meid. ja Eerikut. Wow. Me leidsime siin õunapuu. Siin on maas õunu täis, mis peaks olema valge klaar. 31,8. Eerik, mis sa vaatad seal? No joke. Näita. Vot see on content. See on content. Vot see on content, on ju? Tento! Viimased kraadid lisamisele ja lähme vette. No nii, nagu traditsioon. Enne sisse hüppamist veel kraadime kiirelt üle. Palju temperatuur näitab? 35,4 kraadi. Jumala nice! Külmavärinad tulevad sellised soojast. No veits gei on, aga see on okei. Ja saatke meile pilte, saatke meile videosid ja... Kuidas te olete mingi 10 mehega väikses basseinis? Siis kui me siin vannis oleme, eks ole, siis on täiesti blur peas, vaata. Porno välja. Peaasi, et labidaga liha sisse ei paneks ja foolium katki ei teeks. Siis on endeks, siis peab tanklasse minema hot dogi järele. Nagu räigelt hea lõhn tuleb seal seest. Opa. Nii. Oi, mis lõhnad tulevad, ma tunnen lõhnu. No, tunnete lõhna? Ma ei tea, kus teie, aga ma tunnen seda võimaitset. Ja. See on nii mõnus. Küüslauktaal. Ja need kaalikad on väga malhased. See, et ta niimoodi valmis saab, ma ei uskunud. Ta on ideaalne. Me tegime Magnet Fishingu grupi. Kõik, kes tahavad osaleda Part 4-s, kindlasti liituge grupiga. Part 4 saab olema huvitav. Aitäh vaatamast!